Tervist, siin Tactical Terrorist ja täna ma toon teile uue video AC4-st, mis on ilmselt minu arvates kõige parem Assassin's Creed üldse praegu. Praegu ma siis põhimõtteliselt koheselt action'isse viin teid ja siin on lahing mul hispaanlaste ja inglastega. Nii nagu näha on ja samal ajal tuleb ka torm. Nii. Aga jah, see mäng näeb tõsiselt ilus välja. Oi pagan, tõusulaine. Jama on selles, et kui see mind lööb, siis ma olen perses. Kas ma saan pordida? Ei, ettepoole. Ma kaotasin mingi, tavaliselt sa kaotad sita kanti inimesi. Kas ma kaotasin? Yes, ma ei kaotanud. Muidu sa kaotad mingi 7 inimest, see on päris palju. Jumal, ja nüüd tuleb hispaanlasi hakata tapma. No, saan pihta ka vä. Come on. Tapame kapteni ära. Surnud. No nii, ja teiega. Tore. Nii. Davai, laevale. Tõesti väga nauditav, näete detaile kõike. Väga palju gameplay'd ma olen tõesti, siin on nii palju asju teha, ma olen seda mänginud suhteliselt ainult, mingi 5 päeva jutti ainult seda mängu, kui ma arvutis olen olnud. Et see on nagu põhiselt. Nii. Kui ma tapan need paar hispaanlast veel ära, siis ma peaksin põhimõtteliselt selle laeva saama üle võetud. Jep. Nii. Näete, hispaanlased on siis alla siis praegu. Ja siis ma saan valikuid. Kohe pärast seda. Nii, ma sain siit siis 100 metalli, 30 rummi, 4 heavy shot'i ja nii edasi, siin näete, mille ma kõik sain. Ja näe 5 crewmemberit. Siin ma saan repeerida, mis ei ole kasulik, kuna see repeerib automaatselt selle osa. Ma saan lowerida hunter levelit, kui see läheb täis siin, siis hakkab mind tulema hunterid, kes hakkab mind jälitama. Või Centukin või Fleet, millest ma ei ole aru saanud, mis see võiks teha. Sellepärast olen ausalt, mul on see piraaditud mäng selles mõttes, et tõmmatud, nii et ma ei ole mingi Ubisofti serveriga ühendatud, see oli vist midagi multiplayeris, nii palju kui ma nägin. Aga jah, nii. Ma lasin nüüd vabaks, ma sain kõik loot'i, peaksin ma neid ikka kätte saama, aga muidu jään nii, vaatan, kus on teine suurem laev. Ja inglaste frigate, nii tubli. See on siis Naval Combati gameplay praegu, mis nagu te näete, kõik lained ja absoluutselt kõik, mis toimub, see on väga ilus ja ilmselt see on mu lemmik osa sellest mängust tõesti, ma lihtsalt naudin seda. Ma kasutan siit mortarit selle laeva peale, natukene kiiremini maad tõmmata. Kui ma pihta saaksin lasid vist. Oi crap. Praise. Kui palju inimesi ma kaotasin? Palun, ei. Need suured lained on tõsiselt. 7 inimest kaotada ei ole siin mängus nalja, see on mingi juba 30 on mingi 3 tunni vähemalt. Nii. Et ja väga palju tegevusi, minigame, need on tõesti nauditavad. Et ma ei tea, mul on tunne, et unit ei tule nii hea, kuna ma ei tea, ilmselt ma ei ole suur fänn ka Prantsuse revolutsiooni ajal selles mõttes.
noh, ja nad ütlesid, et ei mingit naval combatit ja seda, ja koop ei ole full mäng, nii et mina ei tea, nagu ma ootasin midagi rohkemat. Double kill. Ootame, kas me leiame kui see õhku lendab, jep, 5 inimest surnud. Nii, 2 kuli veel. Jep, surnud. Ja nüüd boardima, seekord kasutame siis oma revolvereid. Mul on praegu 3 tükki, kuna ma ei ole jõudnud veel craftida üle jäänud. Aga boardimisel sa saad erinevaid selles mõttes ülesandeid, et iga kord ei ole näiteks, et tapa kapten ära, seekord olid officerid. Ja näiteks võid ka lihtsalt pead neid gunpowder reserve õhku laskma või siis tood lipu ülevalt ära või siis sa pead rangerid, noh, just oli rangerid, ma ei mäleta, mis seal nimi oli, aga üleval põhimõtteliselt, kes nad on seal mastide otsas lasevad, et neid pead näiteks maha võtma vahepeal, et sellised erinevad ülesanded, aga tavaliselt sa pead ikka crew enne ära tapma, osa, mitte ei pea osaselt, no sa pead crew'd tapma ikka, see on alati põhimõtteliselt. Missioonid ja tõsiselt on head, story, mina ei tea, ma naudin seda, paljud ütlevad, et ei naudi, aga ma ei tea, minu jaoks on Edward Kenway huvitav karakter. Ja nii edasi, et noh nii. Noh, pärast seda laeva mul on tunne, et ma fast travelin ühte porti, või siis sadamasse, linna, kus siis natukene maa peal gameplay'd tuua. No nii, noh, ma ei tea, saadame fleeti pohli. Niikuinii midagi nagu otseselt vaja ei ole teha. Näete, kui enamus on neid klippe pärast seda tegevust ka. Nii. Aga nüüd, kas ma saan fast travelida vist? Aga nii, nüüd on, see on kaart. Põhimõtteliselt, nagu te näete, siin on erinevad tegevused, noh, lihtsalt kirstud. Kindlused, noh, fast travelida, legendary ship'id, mida ma teile ei näita, sellepärast, et ma olen liiga halb, ma ei ole piisavalt oma laeva upgrade inud, ma saaksin tappa. Noh, siis on convoid, kus sa saad raha, kui sa need maha võtad. Jahtimine, mida ma ilmselt näitan, kuna see on päris huvitav. Noh, igasugused laod, kus sa saad jällegi varastada asju. Lihtsalt, kui sa saad parandada ennast, Nassau, suuremad linnad, noh, kõik. Ja siis, noh, sukeldumine, mida ma ei tea, sukeldumine võib olla üks ainsaid asju, mis mulle tõesti siin mängus ei meeldi. Ma ei ole suur fänn sellest siin. Nii, aga siis on ka muidugi Fordid, mis sa pead maha võtma ja need töötavad nagu synchronation punktid põhimõtteliselt nagu eelmises AC4-des on olnud. Ehk siis, et ma näen kõike seda, sellepärast, et ma olen need Fordid maha võtnud ja siin ma saan nüüd dokkida ja kõike teha. Aga siin näiteks ei ole. Ja siis on muidugi tehtud see, et sa alustad siin osas, ehk siis noh, põhjas rohkem, kus on kergemad laevad ja kõik, noh, väiksemad laevad ja kergem. Aga mida allapoole sa lähed, seda raskemaks läheb, et selles mõttes on hea, et sul ei käi kogu aeg mingi, et sa ei pea otsima vahepeal, kui sa oled noob, et mingi elite ship ei tapaks sind ära kogu aeg. Mida mul enam ei ole, kuna ma peaksin andma kõikidele laevadele tappa, aga nii, nüüd fast traveliga Kingstonisse näitame natuke linna mappe. Ja land combatit. Nii, laadimis. No nii, aga nüüd me oleme maal. Nagu näha, kohe näeb, mida sa oled kõike teinud ära ja mis on veel sul võimalik teha. No nii nagu vist enamustes vaatse mängudes on see, et sa saad hire'ida neid, ma lihtsalt näitan. Need peaksid siin järgnema ja kui sa tahad, siis sa võid näiteks öelda, et kui ma mõne kaardile jääksin nüüd. Huvitav, neid kurat kunagi ei ole siis, kui neid vaja. No näiteks siia võetud R. Ja palun väga, nad tapavad ära. Vahepeal päris kasulikud. Teevad oma töö kiiresti ära. Maksavad muidugi natuke, aga noh, mina ei tea, raha on siis on nagu kokku. Nii, otsime siis Harbor Masteri ülesse. Ja vaatame, kas me leiame. Nii, siin ka peaks olema. Nii.
nii, räägime siis temaga ja siin ma saan kas parandada laeva, kui sa tõesti oled viga saanud, suure laevaga jamand, ei saanud repeerida. No nii, ja muidugi kergem viis raha teenida, väga hea, lihtsalt müüd asju maha. hea viis, kuidas maha kõik, kuidas asjadest lahti saada. väga seda mul ei ole vaja upgrade ida, mul peaks olema seal kõik full. Metalli ma ei hakka upgrade'i või müüma sellepärast, et mul on seda upgrade imiseks vaja, nagu te näete siin. Siis ma saan uuendada oma laeva. Praegu kogun raha Broadside Cannoni jaoks, varsti peaks olema koos. Aga jah, et siin te näete kõik upgrade'i, mis sul on. Crew quarters, mis on, mida, et sa saad rohkem inimesi oma laeva peal hoida, meeskonda rohkem. Noh, ja nad jäid ellu, nii et nad järgnevad mulle jälle. Ja kui ma tahan, siis ma võin jälle öelda neile, et näiteks tapke need ära. Näiteks, palun väga, tapke ära. Ja siis ma võin muidugi minna nende taha. Ja assassinatida, kui ma tahan nad. Ja palun ära lase mind. Okei, nii tore. Ja mind püütakse kinni muidugi. No nii, mõgad välja ja tappame. Surnud. No nii. Ups. No nii. Õnneks sul antakse siin mitu revolverit, nii et see on kerge. Maksimum minu teada 4. Kuna sa saad 4 või jah, sa saad neid holstereid craftida. Milleks mul on vaja mingi kuradi vaala, mida ma ei ole veel vist leidnud. Nii. Nii, vaatame siis linnas ka kaarti. Synchronization pointid on ka siin. Harbor Masterid iga nurga peal. Assassin Contractid, me võime ühe teha. Nii, palun väga. Siin ees kohe üks. Laulud, noh, mida sa saad põhimõtteliselt, noh, sa pead neid jälitama ja siis sa niimoodi su meeskond õpib neid ja kui sa liigud ringi, siis nad laulavad neid põhimõtteliselt, kui ühes, noh, jällegi väike minigame. Nii, ja siin on contract muidugi, ma saan siis, noh, väike annab, et a faction of pirates near the church has been smuggling illegal goods in the heart of the city to the wrong people kill their leaders, okei, nii. Kui ma selle vastu võtan, siis ma saan, noh, kui ma selle ära teen, siis ma saan 1000 ja kui ma põhimõtteliselt teen selle Stefilt ära, siis ma saan 1500. Need on alustuseks väga head. Ja praegu on hea ka mul näidata teile, kui ta, noh, relvi natuke rohkem, läheme siis ära praegu, kui ta läheb. No nii. Õnneks sa ei pea neid kõik 3-4 revolverit eraldi laadima. Ta laeb ühe revolveri ära ja maagiliselt, jah, kõik on laetud. Mis on mõnes mõttes hea kommuun, kes viitsiks istuda pool päeva ja oodata, kuni nad laevad relvi. Ja minu teada ma olen seda juba teinud, aga okei. Eelmine kaudu oli smugeldaja. No nii, palun väga, surnud. Mis ma hidden blade ei kasutanud küll. Aga luudime ämmat, kuna meil on seda väheks jäänud. Me võime masketi võtta ja lasta nad maha muidugi. Aga ma ei tea. See ei ole nii lõbus. Nii et me võime midagi teha. Puude peal saab ronida, kui keegi mõtleb seda. Ma saan assassinatida ja kõike seda teha, aga ma praegu ei taha seda teha ja ma peaksin selle tüübi lõpu tegema. Nii. Vaatame. Okei, riskime hüppamalla. Miks sa nii kaugele hüppasid? No nii, me oleme siis nii-öelda põõsastes, kus sa saab vilistada ja see põhimõtteliselt, no need kaardid tulevad siin teksime tavaliselt. Ja siis sa saad murvata. Ma ei tea. Nii, noh. Muidugi mul on smoke-bombid, mis siis on kasulikud, siis on sõrkertarg, ma võin selle peal kasutada ja siis ma olen põhimõtteliselt oma contract ära teinud. Nagu te näete, ta läheb põhimõtteliselt nagu hulluks. See oli vist Brotherhoodis või Revelationis ka. Aga siin nagu te näete, ta on täielik piis, tapab kõik ära.
või vähemalt enamuse tapab ära. Jookseb ringi ja kui see peaks põhimõtteliselt läbi saama, siis ta sureb ära. Nii et põhimõtteliselt minu kontrakt ma oleksin võinud selle juba katuselt ära teha. Aga no näitamiseks siiski mängu ma otsustasin, et ma teen seal niimoodi. Ja näete, ja nüüd ta lihtsalt sureb ära. Ja ma saan lootida kõik padid, et saada näiteks veel berserker tarte või siis lihtsalt raha. Ja ma olen jälle rikkam. Muidugi ma võiksin näiteks neid lasta väikseid tünne või siis lihtsalt selle põlema panna ja niimoodi ta ära tappa. Aga ma ei tea, mulle meeldib niimoodi teha, see on lihtsalt kerge. Nii, neid kirste läheb igalt poolt muidugi. Ka väike hea viis võiks raha teenida, alguses vähemalt poole need on sulle põhimõtteliselt mõttetud mõnes mõttes, kuna need ei anna nii palju raha. Aga siin on üks shanty, ma näitan siis, kuidas need käivad põhimõtteliselt. Nii. Rõime siia otsa. Ja liigume puu pealt. Ja mind juba leitakse. Jess, ma sain kätte. Ja nüüd mind lastakse maa. Ai. Nii kukkusin all, okei. Tavai nüüd. Jalad selga, jookse, elu eest. Jookse, ei lase. Kibekil. Jookse. Ja aga vaatame, mida me saaksin veel teha. Ladu on tühi. Ma olen tõstis kõik laud sinna ära teinud, okei. Kahju. Kuna neid oleks saanud teiega näidata. Muidugi on need lihtsalt kogud ära põhimõtteliselt. Mida siis veel näidata? No lähme siia, näitan paari minigeemi. Aga nüüd võib-olla saan natukene ka oma kanalist rääkida. Et põhimõtteliselt miks ma ei ole oma viimasel ajal midagi üles laadinud on jumal ja juba nähti millegi pärast on see, et oleme ausad, ma lihtsalt tundsin ennast siit hästi. Ma lihtsalt ei tahtnud videosid teha selles mõttes. Oleme ausad, ma ei oleks seda nautinud ja otsustasin, et see on parem, kui ma üldse lihtsalt videosid ei tee. Aga nüüd ma loodan tõsiselt, et ma saan hakata iga nädalaselt tahaks ühe video ikka saada ülesse. Ilmselt, ma ei tea, kas siis ilmselt nädala lõpupoole või siis töönädala selles mõttes. Neljapäeval on mul hea rahulik vaba maja või vaba korter. Et mul on hea rahulik rekordida. Aega on, õpetajad loodetavasti ei anna piisavalt, ei anna õppida, mida nad seni ei ole teinud, nii et loodame, et see nii ka edasi läheb. Aga jah, et neljapäeviti siis tahaks teha video. Võib-olla ma uploadin alles reedel või millalgi selle, aga põhimõtteliselt nagu siis te teate, et umbes millal oodata. Nii, lähme nüüd kõrtsi, kus siis on kõik olemas. Nii, palun väga, tee mida tahad. Näiteks palgata omalt crew'd. Crew'd sa leiad ka nagu sa saad inimesi päästa nii-öelda mere pealt ja niimoodi saada, aga see on aeglasem viis, niimoodi on kergem ja kiirem, aga muidugi see võtab suhteliselt palju raha. Ma mäletan, ma kulutasin oma enamuse raha just. No nii, okei, informatsiooni, ma ei ole seda kunagi teinud. Okei, nii, et ta andis mulle mingit informatsiooni. Ahah, never convoy. Aitäh. Siin ma saan mängida mänge, 2 mängu peaksin olema. Ma ei hakka neid mängima, kuna ma olen nendes väga halb või vähemalt nemad on eksperdid. Kuna me oleme lõuna pool, mis tähendab, et kõik on raske siin tavaliselt. No nii, okei, see on karjäär, siis lihtsalt põhimõtteliselt see on väga kerge, sa pead ta kätte saama. Või siis mitte nii kerge, kui ta kurat võtaks suudab nii kiiresti joosta.
Ta laseb rahulikult sörki ja ma panen sellist printi, et ma ei tea mis ja ta rahulikult saab must ette. Ja ta otsustas siia peale. Üles, kus ta on? No nii tegelikult. Aitäh. Assassinate. Jah. Oi fuck. Ei, ära lase mind. Ai fuck, ma viikan neid. Nad on lihtsalt tüütud. Oleme laeva tagasi seal, kus me oleme turvaline. Jep, see on minu laev. Ma võin kasutada vist paati. Ja ma saan niimoodi paadiga, aga fuck see. Ujume. Nii. Aga tõesti, kaart on väga suur, graafik on ilus, gameplay'd on päris palju ja ma ei saa aru, väga hea mäng selles mõttes minu arvates. Nauditav. Et jah. Aga kui vaadata siis veel, mis videosid ma võiksin teha, siis palun, kui te vaatate videot, näiteks on mõni mäng, mida keegi ei mängi, ja tahate näha, et keegi mängiks seda, siis palun kirjutage, ma vaatan selle mängu üle vähemalt, teen selle video, vaatan, kas mulle meeldib või ei meeldi. Jah, noh, nagu näha on siis Payday, mul on tunne, et inimesed ei vaata seda eriti ja ei naudi, nii et noh, ma ilmselt Payday'd enam ei tee. Vähemalt videosid ei tee. Mängin ikka. Lihtsalt liiga hea mäng. Aga ilmselt Red Dragon on tõesti mäng, kus ma noh, mida ma ei ole eriti mänginud, aga see on tõsiselt hea mäng ja ma tõsiselt tahaks rohkem õppida seda mängima ja ilmselt võib-olla saan veel Karliga, kui ta viitsib, sellepärast et nagu ma oleme ausad, ma olen tast selles mängus parem, kuna ma olen vaadanud mingi tutorial'id ja gameplay'id ja asju, nüüd ma tean sellest, et ta ei tea niimoodi ja nii edasi, et ma olen mingi paganama, ma ei tea, mitu tundi oma teki koostanud, et vaadanud, millised on hea statid ja nii edasi. Aga tõesti, Red Dragon on, see on, jah, mina ei tea, ma nimetan seda Total War'iks selles mõttes, et see näeb välja nagu Total War, see on massiivne, nagu modernne selles mõttes, et seal ei saa sa teha selliseid uniteid nagu ma ei tea, noh, Rogue 2 või kuskil niimoodi, et kus ongi mingi kõik rivis ja niimoodi, ei, see on niimoodi. Aga jah, ma ilmselt teen selle konvoi ära ja siis see liiga kaugele jälle. Tegelikult need konvoid ei ole midagi eelis ette nägid Naval Combatit ja nagu näha on, siis on siin Warehouse, mida ma teile ei näidanud, mis ei ole nüüd nii erinev kõigest muust, mida teha, aga siiski on lõbus vaadata. Missioone ma ei hakka tegema, kuna selles mõttes ma ei taha, noh, kui ma on poole mängu pealt hakata lihtsalt suvakalt tegema ja see on restricted area ja siin lõpeb ja on siit ilm. No missugused laevad siin on, kui siin on menafoorid, siis ma võtaksin need maha hea meelega. Aga tõsiselt, jah, kas siin on menafoor? Jap, ja see on level 60. Oi, raisk. Kas ma proovin seda võtta isegi maha või? Nüüd on nagu see on suhteliselt sama level, mis on Legendary. Aga tead, kas teate lõpetuseks, kuidas ma peksa saan? Oota, mis noh, siin teised on kahsen. Pekki. Ma saan, come on. Minge puitka vahti. Jap, ja lahing algas. Fuck you.
ja Menafor on minu taga. Mortar. Vale pool. Liigu. Oh, Kalju. Peatuge. Christ. See läheb nii sitasti. Travel speed. Oh, kas on... Okei. Kui ma sellest huist minema saaksin... tegelikult, oot. Britid tulevad. See on hea, sellepärast, et millegipärast... Nii palju, kui ma arus olen saanud... Oot, kas on britid või? Eip. Nad hispaanlased, nii et kui ma suudan nad... üksteise kallal ajada, siis see on hea, sellepärast, et... Sõda peaks olema läbi. Nii palju, kui stories on kuulda nende vahel, aga millegipärast nad ikka veel tahavad üksteist tappa, kui nad kohtuvad mere peal, mida nad loodetavasti teevad, sellepärast muidu olen mina surnud. Jah, nagu te näete, siin on Menafor, mis tõesti, ma suudan neid üks või ühte, võib-olla suudaksin seda laeva võtta, aga kui on juba mingi fucking 5 laeva, mul siin ei aita. Jah. Aga jah, mul on tunne, et ma nüüd lõpetan selle siin, kus mu paat on peaaegu puruks või laev. Ja... kui ma tahan, ma võin midagi sellist teha vabalt. Ja ujuda. Aga jah, head päeva teile ja ma nüüd